jah, tundub naljakas olevat, aga just niimoodi ma pakun harjutada inimestel, kes ei mõista, mismoodi auto tagaosaga saaks suunata tagurdamisel haagise tagaotsa. Nii, et meil on eesmärk tagurdada siia garaaži ära. Sõidame oma garaažist mööda, keerame siia, haagis läheb peaaegu ühte joonde ja nüüd, see on kõige tähtsam hetk, et me peaksime haagise tagaotsa suunama oma garaaži väravate poole, ehk siis siia. Hetkel, kui ma hakkaks tagurdama, tagaots läheks sellise kaarega, et ta ei pääseks kuidagi sisse. Ja mida ma selleks teen siin? Ma keeran autorattaid sinna suunas, et auto läheks otseks. Pange tähele, auto tagaots läheb niimoodi ja sellega ta tõmbab haagise tagaotsa garaaži suunas. Vaadake, nii, hop. Ja sellest asendist ma hakkaksin tagurdama. Nii, tagurdan, haagis läheb ja siin peab ratastega natuke aitama. Igaks juhuks mainin, oletame, jätan rattad nii nagu need on ja jätan tagurdamist. Ei keera praegu haagise ja autot ühele joonele. Nii, jätan tagurdamist niimoodi. Hop, läheb vastu koonust. Et nii kui näete, et läheb midagi valesti, kuni veel pihta ei saa, sõitke natuke ettepoole, parandage olukorda, tagurdage uuesti. Et kui boksi tagurdamisel näete, et ka siin läheb valesti, võtke rahulikult, tulge natuke ettepoole, parandage olukorda ja jätkage tagurdamist. Ehk siis, kõige tähtsam on aru saada, kuidas mõjutab auto tagaotsa asend haagise tagaotsa. Vaadake uuesti. Hop, 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 hop. Niimoodi.